Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina, Veiko Arumäe. Me räägime täna uuest loodust edasi, aga alapealkirjaks on just selline huvitav küsimus, mida sa vaatad. Ja me eelmistes saadetes rääkisime just sellest, kuidas me vaatame nähtamatut ja rääkisime Jumala sõnast, aga nüüd me tegelikult räägime rohkem ka isegi just sellest, mida me ka isegi täitsa praktilises mõttes vaatame, kus on meie silmad ja mis meie silmad jälgivad ja tegelikult selles, kas üks huvitav asi ka võib-olla paljud inimesed pole selle peale üldse mõelnudki, me tegelikult silmad on, nagu öeldakse, lihtsalt Jumala poolt pandud organid meie ihusse, aga aju on see, mis tegelikult võtab selle informatsiooni vastu. Ja et me tegelikult vaatame tehniliselt küll silmadega, aga tegelikult see, mis meie peast toimub selle informatsiooniga, see on väga oluline tegelikult. Ja teine Korintlastele 5:17 ütleb niimoodi: niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Nüüd me peaksime elama kristlasena sellest samast uuest loodust lähtuvalt. Ja teine Korintlastele 4:17, mida me oleme siin ka juba kasutanud mitmes saates, ütleb niimoodi: sest see silmapiltne kerge viletsus saavutab meile määratu suure ja rohke igavese au. Meile, kes me ei vaata nähtavaile, vaid nähtamatutele asjadele, sest nähtavad asjad on ajalikud, ehk siis ajutised, ja nähtamatud aga on igavesed. Nüüd me peaksime vaatama õigete asjade peale. Nüüd õpetussõnade 27:20 ütleb midagi väga tõsist ja see viib ka meid sellesse tänasesse teemasse konkreetsemalt sisse. Ja ta ütleb niimoodi: surmavald ja kadupaik ei saa iialgi täis. Samuti ei küllastu ka mitte inimese silmad. Nüüd laindud tõlge lisab siin mõningaid huvitavad elemente juurde. Sheol, surnute koht, ja Abadon, hävituspaik, ei ole kunagi rahuldatud. Ta toob välja need siis algteksti sõnad tegelikult vist. Ja ütleb, et nii et inimese silmade himu ei rahuldata kunagi. Nüüd see on tegelikult sellesama asi just, et ütlebki, et samuti ei küllastu ka mitte inimese silmad, ehk inimeste silmade himu ei rahuldata kunagi. Nagu inimesed, kes on harjunud midagi nii-öelda vaatama, mis ei ole ilmselgelt ka just oma olemuselt õige, siis mitte kunagi ta ei tunne, et nüüd sellest sai piisavalt. Nüüd seda sai piisavalt palju ja see on, nagu öeldakse, nüüd sai mõõt täis ja aitab küll, nüüd see enam rohkem pole vaja. Inimesed, kes, kuna me lähme nagunii süksesse teemadesse siin, teravatesse teemadesse, inimesed, kes on näiteks pornograafia sõltlased, nendega on täpselt samamoodi, et nad nii-öelda vaatavad seda ühe korra ja nad tulevad jälle selle juurde tagasi ja jälle selle juurde tagasi ja kunagi ei ole, nad ei ütle, et nüüd sai piisavalt, vaid see asi tegelikult sageli hakkab muutuma veel nii-öelda hullemaks, oma nii-öelda haigemaks, mis iganes moodi veel nii-öelda veidramaks ja nii-öelda ainult lisatakse juurde ja kogu aeg ikka ei ole ikka kunagi piisavalt saanud. Ja see on selles mõttes üks vägagi ohtlik ala ja mis ohtlik ala kristlasena peaksime väga selgelt teadma, et see asi ei ole aktsepteeritav mingil kombel Jumala sõna põhjal, aga ta just räägib sellest, et see silmade himu, inimesed nii-öelda, kes lasevad oma silmadel ennast juhtida, selle ei paku mitte kunagi neil rahuldust. Jumala sõna räägib isegi huvitav näite ühest noorest mehest, väga andekast mehest. Ja ta oli ääretult andekas mees, tal oli tohutu potentsiaal Jumalalt antud ja Jumal oli võimsalt temaga ja tema nimi oli Simpson. Ja sellel mehel oli selline tüüpiline, nagu ütleme, meeste viga, nagu kellest me nagu kuulsime ennem, tal oli see rahuldamata himu, ta silmad vedasid teda kogu aeg. See, mida ta nägi, selles suunas ta läks ja see, mida ta vaatas, see ei olnud ainult, see ei olnud niisama asi, mida ta vaatas, see hakkas mõjutama tema elu. Ja kohtumõistjate 14:1 hakkab sellest mehest rääkima.
ütleb, kord Simson läks alla Timnasse ja nägi Timnas üht naist vilistite tütarde hulgast. Esimene asi oli see, et ta hakkas vaatama naisterahvast üldse, ta hakkas sealt, kus tegelikult ei tuleks neid vaadata. Ja see oli juba esimene asi, ta tegi kompromissi juba siin. Ja ta ütleb, ta tuli üles ja jutustas oma isale ja emale ning ütles, vaata, kuula seda sõna, ma nägin Timnas üht naist vilistite tütarde hulgast, võtke ta nüüd mulle naiseks. Ja tema isa, samuti ta ema, küsisid temalt, kas ei ole naist su vendade tütarde hulgas ja kogu muu rahva hulgas, et sa lähed naist võtma ümber lõikamata vilistite hulgast. Aga Simson vastas oma isale, võta ta mulle, sest ta on mu silmis see õige. Me ei tea, kuidas ta, võib-olla ta oli, tõenäoliselt ta riietus teistmoodi. Seal oli mingi element temas, võib-olla tulid napid riided, võib-olla seeliku asemel oli selline väga lühikene vöö ainult peal ja Simson jalutas, ma ei tea, läks poodi ühel päeval ja näed, jäi silma ja võib-olla siis seal oli mõni osa veel nii-öelda, mis hakkas selle mehe tähelepanu tõmbama ja Simson hakkas mediteerima selle peale, ta hakkas mõtisklema selle naise peale, ta teadis, et see ei ole õige asi, mida teha, aga ikkagi niivõrd nagu huvitav tundus ikkagi ja lõpuks see hakkas tirima teda sellisesse kohta, et ta mõtles, ei, ma tahan seda naist endale, ma tahan seda endale saada ja see, mida ta himustas ja see nii-öelda sõitis üle sellest Jumala standardist, mis tema elus on. Ja Jumala sõna on see, mis aitab meil tegelikult õige raja peal püsida elus. Ja me näeme, et teda oli silmaimu juhtimas. Piibel ütleb Jumala sõnas 1. Johannese raamatus, et maailmas on silmaimu, lihaimu ja elukõrkus. See on, mis on maailmas. Ja see oli see, mis sai temast kinni. Ja ta ütleb, et Jumala sõna me näeme, et siin ütleb, et ta alistus sellele kiusatusele. Ja me näeme, et see kõik mõjutas ka tema otsuseid. Amen. Aga oleks, et siis et see olukord nagu lõppes sellega, ei, see suhe läks katki tal ja 16. peatükis ütleb, ta räägib sellest samast mehest, ütleb, siis ta läks Assasse ja nüüd täpselt see sama teema. Nägi seal üht hooranaist ja läks selle juurde. Nii et see mees on täiesti juhitud sellest, mida ta silmad näevad ja me oleme näinud seda elus. Inimesed, kes on väga andekad, nad võivad olla väga edukad ettevõtjad võib-olla ja tegelikult ja see on üks valdkond, mis tegelikult hävitab esmalt nende suhte perega. Abielu läheb lõhki ja lõpuks tegelikult äri hakkab kannatama, kui juba sellised suhted hakkavad kannatama. Nii et see on siin väga aktuaalne teema meie ümber. Ja Jumala sõna ütleb, et õpetussõnad 16:32. Pikameelne on parem kui kangelane ja kes valitseb iseenese üle, on parem kui linna vallutaja. Et ilmselgelt on näha, et Simson ei olnud võimeline iseenda eest nagu ennast talitsema, oma liha ohjeldama. Ja ma kuulsin üks tark ärimees ütles sellist asja, et kui ta räägib ühe inimesega juttu ja ta tahab vaadata, kas temast oleks talle partnerit või mitte. Ja ta ütles niimoodi, et kui ta kuuleb, et ta räägib rohkem naistest, siis ta teab, et see on inimene, kellega tema tegemist ei tee. Et see juba näitab, et ta ei suuda ennast talitseda sellel alal, see tähendab, et ka raha asjades asjad hakkavad mingil hetkel kõverasti ära kiskuma. Ja tegelikult me näeme, et selle mehe elus siin tegelikult juhtus niimoodi. Ta silmad vedasid teda sinna, kuhu ta ei oleks pidanud minema. Kohtumõistjate 16:4 ütleb ja pärast seda ta armastas Soreki jõe ääres üht naist nimega Delila. Ja õpetus või kohtumõistjate 16:21 kirjeldab seda meest veel, et ja vilistid võtsid tema kinni, torkasid temal silmad välja ja nad viisid tema Assasse, aheldasid tema vaskaheldetega ja ta pidi vangikojas jahvatama. Teisisõnu, kogu tema elu varises selle nõrkuse pärast kokku, nii et ta ei vaadanud seda, mida ta endasse lasi ja ta lasi tegelikult kogu oma elu nii-öelda sassi ajada sellepärast. Et see on väga hoolikas, mida me kuulame, mida me vaatame ja millel me laseme ennast siis mõjutada. Täpselt nii. Ja me näeme, see oli väga kurb asi tegelikult, see oli vägev võidmine, mis oli selle mehe üle ja see potentsiaal oli tohutu, mis Jumal tahtis tema kaudu teha, aga võib arvata, et palju jäi tegemata tegelikult.
Nüüd meil on üks teine situatsioon, kus on ka just selle sama vaatamisega see lugu seotud. Ja see on teise Saamueli 11.1. Ja ütleb, järgmisel aastal kuningate sõtta mineku ajal Taavet läkitas Joabi ja ühest temaga ta sulased ja kogu Iisraeli ja need hävitasid ammonlasi ning piirasid Rabat. Taavet ise ka jäi Jeruusalemma. Ja ühel õhtul, kui Taavet oli tõusnud voodist ja kõndis kuningakoja katusel, nägi ta katuselt üht naist ennast pesevat. Naine oli väga ilus. Kui Taavet läkitas naise kohta teateid pärima, siis öeldi, eks see ole Patseba, Eliami tütar, Etiit Uurija naine. Siis Taavet läkitas käskelad ja laskis tema tuua. Ja kui ta tuli tema juurde, siis ta magas tema juures. Ta oli just ennast puhastunud oma roojasusest. Siis ta läks tagasi oma kotta ja naine sai käima peale ja läkitas teatama Taavetile öeldes, ma olen käima peal. Nüüd, miks meil on see lugu siia kirja pandud? Sellepärast, et me ei kordaks neid samu vigu. Ja. Sest me teame, et tegelikult see lugu lõpeb tegelikult veel sellega, kus Taavet veel korraldab selle, et siis tema nii-öelda mees, siis see Uurija saaks surma sõjas ja nii-öelda siis lõpuks ta saaks justku nagu legaalselt selle naise endale naiseks võtta ja siis ta korraldab selle ja tegelikult lõpuks paljastatakse kogu selle asja juures. Ja hiljem on veel kurb lugu ka selle juures see, et see laps veel, kes siit sündis, suri ja me näeme ja igasugused terve hulk probleeme tuleb veel tema ellu, kuigi et me näeme Taavetit küll parandamas meelt sellest asjast. Aga me näeme, sellel on siiski negatiivsed tagajärjed tema elus. Ja nüüd, kui me vaatame seda lugu, nüüd vaatame järjest, siin on mitmed väga olulised asjad tegelikult. Esimene asi on see oluline fakt, mis ta ütleb siin, et kui Taavet on seal selles linnas, siis see oli kuningate sõtta mineku aeg. Nüüd Taavet oli kuningas, aga tema ei läinud sinna. Nüüd me näeme, et ta ei ole seal kohas, kus ta peaks olema. Nii et see on üks asi, väga oluline on see, et me peaksime käima Jumala tahtes ja Jumala plaanides. See on see, millega me võime ennast panna ka kohta, kus me võime kukkuda asjades, milleks me ei ole, mida Jumal ole plaaninud meie jaoks ilmselgelt. Kukkumist ei ole plaaninud nagu nii. Taavet, kes tegelikult oli Jumalaga koos käimas, ülistas, austas Jumalat tegelikult ja nüüd ta kukub sellisesse auku, sest et ta on lihtsalt Jumala plaanist väljas, Jumala tahtest väljas ja ta on vales kohas. Nüüd kogu selle asja juures edasi veel. Nüüd me näeme, ta on tõusnud voodist ja kõnnib kuningakoja katusel. Nüüd me näeme, tal on selline nagu ilus väljend on kunagi olemas öeldud, selline jõude olemine. Selline pole midagi teha. Ma lihtsalt käin kuskil seal ringi, mida iganes. Vaat see on üks asi, ka me peame jälgima, et meil ei peaks ka selliseid mõttetuid aegu olema. See tähendab seda, et me ei või puhata vahest või nii-öelda teha midagi sellist, mis on nagu lihtsalt nii-öelda meelelahutuseks mõnes mõttes. Aga see on just seesama selline suvaline asi, mitte midagi pole teha, miskit pole teha. Ja nüüd ta läheb, kõnnib seal ringi kuskil seal kuningakoja katusel ja ütleb, et ta nägi katuselt üht naist ennast pesevat. Nüüd järgmine sõna ja naine oli väga ilus. Nüüd, kes selle hinnangu andis, et ta on väga ilus? Ilmselgelt oli see Taavet. Nüüd, kus ta sai selle hinnangu? Sellest, et ta jäi teda vaatama. Ja. Nüüd, kui me peaks mingi sarnast pilti kogemata mingis situatsioonis nägema, sest et siin nagu tundub justkui, et see ei olnud nagu päris plaanitud, et ta niisugust pilti peaks nägema, seda naist seal ennast pesemas, aga ta jääb teda vaatama. Ja ta teeb enda mõtlemises ka järelduse, et see on väga ilus. Nii-öelda mitte mingisugust mõtle, ta ei öelnud, ei, see ei ole minule nii-öelda vaatamiseks mõeldud, see ei ole minu naine, see ei ole nii-öelda, ma keeran nii-öelda plaksti koha pilgu sellest situatsioonist ära, kui midagi sellist silmi jätte, ta ei tee seda. Ja see ongi sama, mida me vaatame. Nüüd tal oli voli seda vaadata, ja oli voli seda mitte vaadata. Nüüd ta otsustas, et ta vaatab. Nüüd sellele järgne see ainult, et ta vaatas, vaid sellele järgneb ka see, et ta läheb nii-öelda sellega edasi, kasutab oma positsiooni ja ta on temaga vahekorras ja nüüd sünnib sellest ka laps. Nüüd me näeme, kuidas see sama valede asjade vaatamine toob tema elus
vägagi tõsiseid kukkumisi, väga tõsist komistamisi. Ja me peame seda enda jaoks väga tõsiselt nii-öelda järgima ja selle silme ees hoidma, et me ei kordaks neid samu vigu. Täpselt just. Ja keegi meist ei ole, nagu öeldakse, immuunne. Sest et Taavet teades, et ta oli Jumalaga koos käinud, nagu öeldakse, ka tema astus sellesse auku. Ja see on just see tarkus jälgida seda, et me oleksime õiges kohas, õigel asju tegemas ja samas ka, kui me nii-öelda midagi näeme, midagi, mis me ei peaks nägema, siis me teeme konkreetse otsuse. Me pöörame oma silmad sellest asjast ära. Ja ütleme siis Batseba, kes oli siis Saalomoni ema, hiljem Jumal pööras sellest asja ümber ja tegi midagi head sellest ja nüüd tema poeg hiljem kirjutab sellest siin õpetussõnad 5.1. Mu poeg, pane tähele mu tarkust, pööra oma kõrmu arusaamise poole, et tallele panna head nõu, et su huuled võiksid säilitada teadlikkust, sest võõra naise huuled tilguvad mett ja tema suulagi on libedam kui õli. Aga viimaks on ta kibe, nagu koirohi ja terab otse kui kaheterane mõõk. Ta jalad lähevad alla surma ja ta sammud veavad põrguhaua poole. Ta ei pea silmas elurada ja ta jäljed eksivad, ilma et ta märkakski. Seepärast mu pojad, kuulge mind ja ärge lahkuge mu suu sõnadest. Hoia oma tee temast kaugel ja ära mine tema koja ukse ligi, et sa ei annaks oma au mitte teistele ja oma aastaid armutuile. Et võõrad ei küllastuks sinu varast ja su töövaev ei läheks muulase kotta. Et sa viimaks ei hakkaks vinguma, kui su liha ja ihu on lõppenud ega ütleks, miks ma küll vihkasin õpetust ja miks mu süda põlgas noomitust. Miks ma ei kuulanud juhatajate häält ega pööranud oma kõrva õpetajate poole. Pea oleksin sattunud lausa õnnetusse keset kogukonda ja kogudust. Joo vett omast kaevust, voolavat vett omast allikast. Kas peaksid su lätted valguma tänavale, su veeojad turgudele? Kuulugu need ainult sinule, aga mitte ühes sinuga võõraile. Olgu õnnistatud su allikas ja tunne rõõmu oma noore ja naisest, kes on otse kui armas emairv, kena kaljukits, ta rinnad joobustugu sind igal ajal, eksi alati tema kallistustesse. Miks peaksid mu poeg eksima võõra naise juurde ja kaisutama võõrama naise põue? Nii et Jumala sõna ütleb, et me ei läheks sinna allile alale ja ei laseks tõmmata ennast kõrvale. Tal on väga palju öelda ja väga selgelt kirjeldab, väga lahti kirjutatud on see kõik siin. Nii et ilmselgelt on näha siin, et seksuaalpatud toovad hävingu ja siin ta kirjeldab Saalomon seda, et ta lõpuks on ihu on otsa saanud, inimese jõuressurss on otsa saanud ja rahad on ka hävinud kõik nende valede suhete tõttu. Ja õpetussõna räägib ka ilu või himustamisest. Ütleb õpetussõnad 6.20, pea mu poeg oma isa käsku ja ära ülga oma ema juhatust. Seoned alatiseks oma südame külge, mähined enesele ümber kaela. Need juhatagu sind, kui sa kõnnid, valvaku sind, kui sa magad ja kõnelgu sinuga, kui sa ärkad. Sest käsk on lamp ja õpetus on valgus ja korrale kutsumise manitsused on elutee, et sind hoida halva naise eest, võõrama naise libeda keele eest. Ära himusta oma südames tema ilu ja ära lase ennast vangistada tema silmlaugudest. Sest hoora naise jaoks jätkub pätsist leivast, aga teise mehe naine püüab kallist hinge. Kas keegi võib kanda põuest tuld, ilma et ta riided põleksid? Kas keegi võib käia elavate süte peal, ilma et ta jalad kõrbeksid? Nõnda on sellega, kes läheb oma ligimese naise juurde, ükski ei jää karistamata, kes puutub temasse. Eks laideta varast, isegi kui ta varastab ja kui ta oma kõhtu täita, kui talle on nälg. Ja tabamise korral peab ta tasuma 7-kordselt ära andma kogu oma koja varanduse. Kes abielu naisega abielu rikub, on meeletu, ainult see teeb seda, kes oma hinge tahab hävitada. Teda tabab nuhtlus ning häbi ja tema teotust ei saa ära pühkida. Nüüd Jumala sõna ütles siin Salm 27, kas keegi võib kanda põuest tuld, ilma et riided põleksid, kas keegi võib käia elavate sütte peal, ilma et ta jalad kõrbeksid. Teisisõnu, et kas sa suudad peita seda asja ära, millega sa tegeled, ilma et sellele ei oleks väliseid tagajärgi. Ja mul tuleb lugedes seda kirja kohta tuleb meelde üks lugu ühest inimesest, üks meesterahvas, kes lihtsalt
tööülesannete pärast pidi palju reisima. Ja seetõttu ta pidi ka õhtuti veetma aega hotellides ja nagu me kuulsime, nagu Taaveta jalutas ringi, tal oli igav ja ta hakkas midagi vaatama. No, see mees oli ka siis sellises kohas, et tal oli õhtuti igav ja hakkas telekat klõpsima. Klõpsis ja ühel päeval sattus ta pornokanali peale selle välismaal olles. Algul pani ta selle kinni, mõtles, oi, sellist asja ma käin kristlane, mina ei hakka sellist asja vaatama. Järgmise reisi ajal ta läks ja mõtles, et vaatan uuesti ja vaatas korraks. 3. reisi ajal ta juba jäi seda tõsiselt vaatama. Tähelepanu oli selle peal. Ja mingil hetkel temast oli sõltlane saanud. Ta oli hakanud vaatama seda kanalit ja see oli hakanud tema meelt mõjutama. Ja probleem nii-öelda, see hakkas ilmsiks saama tema kodus. Kui ta tuli reisilt koju, ta oli naisega koos, läksid õhtul magama ja nüüd see, mida see mees oli vaadanud, hakkas avaldama temas. Need igatsused, see himu, mida ta oli toitnud, nüüd ta tahtis hakata oma kodus abieluvoodis seda praktiseerima. Naine ehmatas selle peale ära, mõtles, et mees on vahepeal täitsa ära keeranud, mis temaga juhtunud on. Ja nii-öelda, et see tuli, mis oli tema sees peidus olnud, see hakkas nüüd järsku välja paistma. Ja naine ütles, et ta ei suuda sellise inimesega koos elada, et see ei ole see mees, kellega ma kunagi abiellusin. Ja ta nõudis lahutust. Ja õnneks see mees parandas meelt ja see pere jäi kokku, aga see kõik sai alguse sellest, et ta hakkas vaatama telekast midagi, mida ta ei pidanud vaatama. Apostel Paulus kirjutab Timoteusele nõnda noorele mehele 2. Timoteuse 2:22, et põgene noore ja himude eest, taotle õigust, usku, armastust, rahu nendega, kes issandat appi hüüavad puhtast südamest. Ta ütle, et jää vaatama seda või et ma ikka ühe silma, pane üks silm kinni, teisega vaata. Ei, ta ütleb, pööra otsa ringi, jookse minema. Ja see sõna põgenemine, see ei ole selline, et sa jalutad minema, sa jooksed ja üldjuhul inimesed, kes põgenevad, nad taha enam ei vaata, sellepärast nad teavad, et see võtab hoo maha. Kui mõni inimene teab, et näed, siin on, ma rääkisin ühe inimesega aastaid tagasi, kes oli ühes autos olnud ja see auto, ta tegi avarii ja siis ta kuulis, kuidas see kütus hakkas kuuma mootori peale tilkuma. Mida ta siis tegi, tal oli käsi jäänud rooli ja sinna katuse vahele ja ta tõmbas oma käe sealt rooli vahelt välja, vigastas kätt, tõmbas liigesest välja ja ta jooksis minema. Ta ütles, ta teadis, kui ta lähedal on, siis võib kärakas käia ja ta võib surma saada. Nii et ta ei vaadanud tagasi, ta jooksis ja hüppas eemale, et kui nüüd pauk peaks käima. Aga õnneks see mootor jahtus maha ja seda avariid ei juhtunud, aga ta jooksis ja põgenes katastroofist ja Jumala sõna ütleb, et noore hea imuga nõnda tuleks käituda. Amen. Hiobi raamat toob kogu selle teema kohta ühe väga hea mõtte välja ja see on Hiobi 31:1. Ja Hiob ütleb niimoodi konkreetselt. Ma andsin ju oma silmadele seadusele. Kuidas ma võiksin siis vaadata neitsi poole? Nüüd see on päris huvitav fraas. Ja mõni inimene võib-olla ei saa sellest nagu võib-olla aru ja ma toon välja, kuidas erinevad tõlked tõlgivad selle nii-öelda konkreetse fraasi. Ta ütleb, näiteks laiendatud tõlge tõlgib selle niimoodi. Ma dikteerisin oma silmadele lepingu, kokkuleppe. Kuidas ma siis saaksin himustades tüdruku peale vaadata? Me näeme juba siin ei ole lihtsalt juttu mingist lihtsalt vaatamisest, vaid ta räägib himustames vaatamisest. Nüüd inglise keeles on üks päris huvitav tõlge, mis on Message Bible, mis tegelikult ei ürita väga täpne olla, aga üritab anda selle asja sõnumit edasi. Ja see tõlgib tegelikult selle salmi sellisel kombel. Ta ütleb, ma tegin endaga püha lepingu, mitte kunagi oma silmadega tüdrukut lahti riietada. Nüüd see nagu öeldakse, toob sellele hoopis teistsuguse värvingu. Ja see ongi tegelikult seesama, mismoodi inimene võib vaadata, nagu öeldakse, ta räägib küll meesterahva kontekstis seda just sükse himustava hoiaku, sükse mentaliteediga, et nähakse nagu, keegi on isi väga karmilt öelnud, et nähakse naisterahvas nagu justku lihatükki. See kõlab võib-olla väga julmalt ütelelda, aga see on tegelikult reaalsus, et me peame nagu öeldakse sükeste asjade peale seda asja nagu
väga selgelt hindama enda jaoks. Ja nüüd see Hiobi tekst läheb edasi, 4. salmist ütleb, et sest mis oleks muidu mu osa Jumalalt ülal, mu päris osa kõige vägevamalt kõrgustes, eks hukatus tule ülekohtu tegijale ja õnnetus sellele, kes nurjatust teeb. Eks tema näe mu teed ja loe kõiki mu samme. Kui ma olen valega ühes käinud või on mu jalg tõtanud pettuse poole, vaetagu mind õigetel vaekaussidel, siis saab Jumal teada mu ausust. Kui mu sammud on kaldunud teelt kõrvale ja mu süda on järgnenud silmadele ja kui mulle on midagi pihku jäänud, siis söögu keegi teine, mida ma külvan ja mis mulle võrsub, juuritagu välja. Kui mu süda on lasknud ennast ahvatleda mõne naise poole ja ma olen varitsenud oma ligimese ukse taga, siis jahvatagu mu naine võõrale ja heitku teised tema peale, sest see oleks olnud häbitegu ja kohutav süü, tuli, mis põletab kadu paigast saadik ja hävitab kogu mu saagi. Me näeme, see kirjeldus on päris väga karm ja väga otsekohene ja ta saab aru sellest, et millist hävingut sellist tüüpi asjad toovad. Nüüd mõni ütleb, et kas me tahame inimesi hirmutada? Nüüd selle asja nimi on Jumala kartus. Ja vahel inimestele jõuab see reaalsus kohale, mida teatud asjad toodavad nende elus ja see on see, mis hoiab neid õieti käitumast ja õieti elamast. Ja. Aga mulle ikkagi jääb, nagu öeldakse, meelde seesama, mismoodi Hiob just ütleb, et ma tegin oma silmadega lepingu. Ma tegin selle, panin ühe seaduse paika. Ma panin lepingu. See on paika pandud. Ma otsustan, ma ei vaata teatud kombel. Ja see on meie otsuse küsimus. See me otsustame teatud kombel, siis mitte vaadata, kui me vaatame meeste rahva kontekstis, vaadata naiste rahva peale, et ma ei näe temas kui ühte lihtsalt mingit seksuaalset objekti, vaid ma suhtlen temaga, nagu öeldakse, teatud viisil, kui lihtsalt, kui ta ütleme koguduse õde, kui armsa õega või lihtsalt ühe naisterahvaga ja hoian õiget suhtumist ja õiget käitumismalli. Ja tegelikult me vahel peaksime enda jaoks selliseid raame ja käitumismalle paika panema. Näiteks minul kui pastoril on üks reegel näiteks, kui ma nõustan kedagi inimest, ütleme ka naisterahvast, siis kunagi ma ei tee seda selle inimesega ainult kahekesi ja privaatses ruumis kuskil olles. Miks pärast, sest see ei ole lihtsalt sobilik. Mõni see on liiga karm reegel. Ei, me peame enda jaoks panema, et asjad peavad nägema viisakad ja õigeti välja. Et see ei jätaks mingisugust võimalust ja et kui on siis kui vajaks seda inimest nõustama, kas ma võtan oma enda abikaasa kaasa selle juurde või siis ma teen kas või niimoodi, et selle inimesel on vähemalt teadlikkus sellest, et keegi teine on ka kuskil olemas. Et me oleme siis küll võib-olla kõrvalruumis, aga võib-olla jätan kas ukse ilukile meelegi lahti, et tal on teadlik sõnum selle kohta, et nagu öeldakse, me ei ole siin privaatselt lihtsalt. Et nagu öeldakse, see on väga oluline tegelikult just, et me paneme endale konkreetsed raamid ja raamistikud ja läheme tagasi nüüd selle juurde, millest me just rääkisime, mida me vaatame. See on meie jaoks selge raam. See ei ole, me ei lase seda asja kuidagi hallile alale joosta, pole viga, mis iganes. Ei, see on asi, mida ma ei vaata. See on asi, mida ma konkreetselt sageli televiisori pultiga, me peame pulti käes hoidma. Sa vahetad kanalit. Paned selle kinni, mida iganes. See ei ole see, mida ma vaatan. Täpselt. Just, et ka meie tänapäeval kahjuks meie televisioonist võib tulla ka väga palju selliseid pilte, isegi normaalsel ajal, mis ei ole kõige normaalsemad ja mis ei ole oma idee poolest asjad, mida me peaksime vaatama, kus me silmad peaks tulema. Et ma tahan selle panna südamele, hoia oma südant puhtana ja hoia ja käi Jumala teedel ja see on sulle alati õnnistuseks.